nii, tere tagasi tulemast Storidesse. Tänaseks teemaks on meil õhk ja õhusurve. See katse on väga lihtne. Teil on vaja ainult ühte pudelit vett, suvaline pudel. Teil on vaja kas siis mingit väikest nõela, knoopkaad, võib-olla mingi väiksemaid kääre, terava otsaga ning kohe vaatame, mis saab hakkama. Nii, mul on siin nõel, eks ole, väikene. Kui ma teen sellega augu siia pudelisse, nii, natukene pealt, nii, siis näete, võtame jälle tagasi. Siis siit tuli ainult korraks tuli vett välja, see oli hästi minimaalselt, aga näete, muidu siit vett välja ei tule. Nii, otsime sama augu ülesse, panen uuesti nõela sinna sisse. Nõela siin sees, näete, ja vett välja ei tule. Nii, kui ma teen nüüd selle korgi lahti, keeran korgi lahti, näete, natukene, siis vett tuleb välja. Nii, kui ma ka pigistan, siis tuleb vett välja. Nii, siis seletab ära seda, et meie ümber on kogu aeg õhk. Siin on õhk, igal pool on õhk. Ja kõik see õhk hetkel surub siia augu peale. Ehk siis kõik see õhk, mis siin on, surub siia augu peale, ehk vesi ei saa välja tulla. Kui ma ka teen korgi lahti, nii, siis kõik see õhk, mis siin on, surub siia peale, surub siia. Ehk siis see vesi omakorda surub allapoole, mis surub selle vee välja siit. Nii lihtne õhk ongi. Nüüd see toimub ka, ma tegin ühe teise pudeli juba valmis. Toimub ka rohkemate aukudega, näete, siin on teine pudel. Siin on ka, kui ma nüüd keeran lahti korgi, siit voolab igas suunas vett välja. Väga lihtne. Ning see ongi atmosfääriline rõhk ehk õhk.